No täna siis saadame pidulikult linlasi teenindama 2 meie järjekordselt valminud retrotrammi. Nimed on siis Jüri ja Johan, ehk siis nad on nimetatud Eesti Päästekomitee liikme Jüri Vilmsi ja Eesti sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri järgi. On need trammid ka kuidagi teistsugused kui eelmised 3 retrotrammi? Ei, nad põhimõtteliselt on oma projektilt samasugused, välja arvatud siis loomulikult infotahtlid ja nimed, mida siis üks või teine tramm kannab. Nüüd on need trammid juba natukene sõita saanud, retrotrammid. Kuidas nad ennast tõestanud ja näidanud on? Nad on ennast kõige paremast küljest tõestanud, linnaelanikud on väga rahul, meil on palju tänu meile saadetud. Nad on kaasaegsed, rikastavad linnapilti, on huvitavad, nii et igati õnnestunud projekt. Aga remonti on ka mõni juba saanud? Ütleme, et remonti pigem mitte, aga nagu iga uus asi vajab ikkagi häälestamist ja sissetöötamist, et seda küll, aga remonti mitte. Nüüd üks tramm on veel tulemas, retrotramm. Jah, nii see on Ernst Jaaksoni nime kandev tramm, see lisandub liinile märtsis ja seega oleme sellele hankemahule siis joone alla tõmbanud. Kas midagi sellist teistlaadset veel on kavas, nagu retrotrammid nüüd? Jah, on mõtteid ja plaane, aga võib-olla ärme ruttame ajaloosündmustest ette, iga asi omal ajal. Kuidas teile meeldib selline idee, et tavaliste trammide asemel on retrotrammid? Meeldivad nad teile rohkem kui tavalised trammid? No, raske on võrrelda 2 asja, aga minu arust selle projekti käigus on tähtsustatud meie ajalugu ja mul on väga hea meel, et üks riigimees, kelle nime üks trammidest kannab, on seotud ka olümpialiikumise ja spordiga. Kas ise ka sõidate vahel trammiga? Ikka sõidan. Olete retrotrammiga ka sõitnud? Retrotrammiga ei ole veel sõitnud. Aga nüüd, kui Laidoneri nimi on? No see on suur kohustus, et ma võtan lapselapsed ja võib-olla oma spordivõisid ka mõnikord kaasa. Millal lähete? Ma arvan, et ma ei tea, millal see tramm läheb liinile juba. Aga proovin sõita ära teha ja täna lähen kindlasti ka siia sisse, vaatan, mis sinna sees peab kirjutatud on. Kõik faktid on õiged ja kõik on vahva. Kui tähtis sündmus teie arvates see on, et retrotrammid nüüd tulevad? No arsti on juba, praegu on 5, et arsti on juba 6 retrotrammi. No mina arvan, et on väga märgiline, et need trammid tulid liinidele just täna, 22. veebruaril, 2 päeva enne meie vabariigi suurt juubelit. Ja minu arusaamist mööda see väga hästi demonstreerib seda, et kui me lahendame tänapäevaseid probleeme, kui me korraldame tänapäevast linna, me peame alati meeles pidama, mis on selle küsimuse ajalugu. Kuidas me saame teha nii, et inimesed ikka mäletavad, kuidas asjad olid, et need tähtsad sündmused, need tähtsad inimesed, kes on seda riiki meie jaoks tegelikult omal ajal loonud, et kuidas me ei unusta neid, kuidas nemad leiavad oma koha meie igapäevases elus ja ma arvan, et see on väga ilus ja väga vajalik ettevõtmine. Ma arvan, et tegelikult ma loodan, et kõik tallinlased tunnevad rõõmu nende retrotrammidega sõitmisest ja loodan ka, et meil tulevikus tekib rohkem selliseid mõtteid, kuidas ühelt poolt teha midagi vajalikku ja olulist ja teiselt poolt midagi sümboolset ja ilusat. Olete ise juba retrotrammiga sõitnud ka? Pean tunnistama, et ma ei ole veel retrotrammide peale sattunud, kuigi ise elan Kadrioru lähedal. Mina olen alati kas nende uute Hispaania trammidega või nagu päris nende vanade trammidega sõitnud. Ma loodan, et nüüd, kui neid liinidel ka rohkem on, et siis tekib ka suurem võimalus minul nendega sõita. Aga ma vaatasin nüüd seest väga lähedad, teistsugused kui praegu muidugi. Aga millise retrotrammiga tahate kõige rohkem sõitma minna? Kes on kõige tuntum teie jaoks nendest inimesed, kes nime on andnud retrotrammile? No need kõik inimesed on minu jaoks võrdväärselt hästi teada ja tuntud, aga mina arvan, et just Jan Poska on võib-olla see kuju, kes minu arvates kõige rohkem nagu väärib esile tõstmist sellise tõelise riigimehena, kelle kohta vähemalt minul ei ole selliseid mingid kahetisi tundeid. Mina arvan, et see on vaieldamatult üks meie vabariigi asutaja isadest, nagu seda räägitakse USA kohta.
tõenäoliselt võib-olla, kui ta oleks osalenud Eesti Vabariigi hilisemas poliitikas 30. aastatel, võib-olla tema roll ei oleks sama tähelepanuväärne, seal oleks mingeid kahetisi mõistmisi. Aga ajalugu on niimoodi määranud, et Jan Poska jääbki meie jaoks üheks suureks riigimeheks ja suureks kangelaseks.